Kaido Ivask, tänasel linnavolikogu istungil pärast seda, kui oli vastu võetud Paide linna 2014. aasta eelarve, tulid opositsioonipoliitikute poolt õige teravad süüdistused linnavalitsuse aadressil ja jutt oli koguni sellest, et detailplaneeringuga posti 12 koolimaja kasutuselevõttu osas on venitatud meelega. Jah, et tõesti meie fraktsioon näeb, et nende asjadega oleks võinud ja saanud kiiremini edasi minna, sest me kõik teame, et jaanuarikuu volikogul, see oli 23. kuupäev, kui volikogu andis väga selged suunised tegeleda posti 12 kinnistuga, nii selgeid suuniseid riigigümnaasiumi osas ei ole volikogu kunagi andnud ja linnavalitsus oleks pidanud kiiremini, operatiivsemalt, mitte kiirustatult, seejuures rõhutan, aga kiiremini kindlasti tegutsema ja olen ise 100% kindel, et meie ametnike pädevus linnavalitsuses oleks selle ka välja vedanud, lihtsalt linnavalitsus oleks pidanud otsuseid kiiremini langetama ja see eesmärk, mille ütles välja haridusminister, et jaanipäevaks peaks olema planeering ühel pool, see oleks pidanud olema tõsine eesmärk, samas kui ma täna küsisin linnapea käest, et mis on siis see tänane plaan, ta ütles, et plaan on olemas, kui ma küsisin, mis on siis see tänase hetke nagu lõpptärmin, mis te näete, siis ta ei osanud paraku seda volikogus öelda. Ta ütles küll minu mäletusmööda välja, et see on suveks valmis, suvi algab enam-vähem jaanipäeval meil. Jah, suvi on väga lai mõiste, et sellist linna jaoks väga olulistes küsimustes peaks suutma linnapea ikka ühe kuupäeva meelde jätma ja selle volinikule suutma välja öelda, et oli teada, et selline punkt on päevakorras ja oleks võinud kas või materjalid kaasas olla, aga öelda lihtsalt, et ma ei mäleta seda kuupäeva, et see on natuke liiast. Opositsioonisaadikute leerist tuli ka väga karm oletus või hinnang, et see venitamine on olnud tahtlik. Millele tuginedes te seda arvate? Me tugineme sellele, et kui kaine pilgu ja mõistusega mõelda, siis oleks saanud kiiremini tegutseda, et täna on 20. veebruar, kui volikogu võttis vastu otsuse 23. jaanuaril ja linnavalitsus algatab planeeringu alles 17. veebruaril, siis see on liiast ja see on venitamine. Linnavalitsusest ma olen kuulnud aga selliseid väiteid, et nad ootasid ministeeriumist kirja, mis nendele ülesannet paremini selgitaks. Noh, ma ei saa sellest aru, sest iga linnavalitsuse ametnik, kes selle valdkonnaga töötab, ükskõik kus linnas või omavalitsus teab. Ja ma usun, et ka meie ametnikud on pädevad, et ilma planeeringuta me edasi minna ei saa, see sõnum oli ju selge. Ja planeeringu algatamine ja hinnapakkumiste võtmine ei maksa linnale mitte midagi, et kõik eeltööd oleks saanud varem käima lükata ja väga üllatav minu jaoks oli see, kui linnapea ütles, et nad said alles haridusministeeriumi kirjast teada, et on vaja teha ka ehitustehniline ekspertiis ja muinsuskaitse eritingimused sellele kinnistule ja kinnistule asuvale hoonele. Et ma soovitan valitsuse liikmetel ikka kuulata ametnike nõu ja see on ju selge, et ilma ehitustehnilise ekspertiisita ei tohiks linn isegi seda hoonet osta. Me peame teadma, mis seisukorras ta on, muidu ei ole võimalik ka hinna osas läbi rääkida, et see ekspertiis oleks ka üks väga hea alus, et hinna osas läbi rääkida ja me teame, et iga linnavalitsuse liige peaks teadma seda, et kui tegemist on muinsuskaitsetsooniga, siis seal tuleb koostada muinsuskaitse eritingimused, et nendest ei pääse, aga nagu täna selgus volikogus, siis nende töödega, nii ehitustehnilise ekspertiisiga kui muinsuskaitse eritingimustega, kui ka kolmanda asjaga, mis on siis järgmine, et tuleks välja selgitada siis arheoloogiliste uuringute vajadus.
et nende 3 asjaga ei ole üldse tegeldud. Ja kui valitsuse juht ütleb, et nad said alles läbi ministeeriumi kirja teada, et me ikkagi peaks tegema nagu ehitustehnilise ekspertiisi ka ja muinsuskaitse eritingimused ka, siis see on väga üllatav ja paneb selle valitsuse kompetentsi minu poolt kahtluse alla. Kui võtame eelduseks, et see venitamine on olnud tahtlik, nii nagu ka öeldi, et asi ei olegi kompetentsis, vaid on tahtlik, siis mis võiks või peaks olema see praeguse linnavalitsuse motiiv pidurdada protsessi, mille algatamise poolt on hääletanud kõik Paide linnavolikogu liikmed, ka nende oma nimekirja ja erakonnakaaslased? Just nimelt, et sellest ma aru ei saagi, et samas nad ise ka linnavalitsus ja ka koalitsioon ütleb, et eelnevad koosseisud on asja venitanud ja nii edasi, et see on justkui selle asja juures nagu vabandus, aga nagu ma algul ütlesin, ja ka sina ütlesid, et volikogu on andnud väga konkreetse suunitluse tegeleda posti 12 kinnistuga valitsusele. Ja valitsus on sellega venitanud, ja kui linnapea väitis, et detailplaneeringu lähteülesande koostamine võtab aega 2 nädalat, siis ma ei ole sellega nõus. Üks pädev ehitusplaneeringu osakond ja meil on see osakond olemas, teeb selle 2-3 päevaga kindlasti valmis, nii et loomulikult see on 2-3 päeva tugevat tööd, aga see, et see võtab 2 nädalat aega, et ma ei kahtle siin ametnike pädevuses, vaid lihtsalt valitsus ei ole teinud õigeaegselt otsuseid, sest ega ametnikud ju tegelevad sellega, mida otsustab valitsus. Nüüd võtame aga aluseks hoopis selle, et ei ole siin tahtlikkust, vaid on tõesti nii, et linnavalitsus ei teadnud ega näinud neid võimalusi selliseks tegutsemiseks. Ja ütleme, et me tahame edasi liikuda, nemad tahavad ka edasi liikuda, jätame sellise poliitilise vastasseisu kõrvale. Kas sul on kogenud linnapeana, kogenud abilinnapeana öelda praeguse linnavalitsusele selge soovitus ja juhis, mida nad peaksid praegu kiiresti tegema, et need asjad siiski lõpptulemus saaksid tehtud ja me saaks öelda lõpuks, et kõik hea, kui lõpp on hea? Et sa ütlesid siin poliitiline vastasseis, praegu justkui tundub, et vastasseis on volikogu ja valitsuse vahel, sest nagu me teame, et volikogu kõik üksmeelselt ja see on ka teataval määra poliitiline vastasseis, sest teatavasti linnapea ei kuulu meil ühtegi parteisse. Jah, see on ka õige märk. Võib vastandada ennast kellel tahes. Sest ka täna volikogu esimees rõhutas ju kõigesti, et selle otsuse taga on olnud kõik fraktsioonid ja keegi ei ole vastu vaidlenud sellele otsusele, et mis minu nõuanne oleks see, et valitsus, kes tõesti on väheste kogemustega ja on uued tegijad, neist ainult Janno Lehemets on olnud volinik, et nad võiks rohkem kuulata meie linna spetsialiste, kes on kogenud, konsulteerida ja usaldada neid rohkem. Ja ma usun, see tempo oleks tunduvalt kiirem ja omalt poolt nad peaks tõesti ka siis oma oskuste ja jõuga kaasa lööma, sest üks abilinnapea paraku väikses linnas, nagu me oleme, ei saa olla ainult poliitiline, vaid ma olen korduvalt öelnud, et tal peavad ka olema selle valdkonna oskused, et aidata ametnikke, siis ka asjad laabuvad. Aga tundubki olema, et meil valitsusel puudub kas tahe või oskus, et üks neist 2 on praegu puudu. Räägime konkreetselt, mis peaks olema Paide linnavalitsus teinud selles küsimuses järgmiseks volikogu istungiks 6 aja pärast, et opositsioon sellel teemal neid ei leiaks põhjust kritiseerida? Ma ise loodan, et juba on välja valitud planeeringu koostaja, ega me selles osas ka täna täpseid vastuseid ei saanud. Et ülikiiresti tuleks välja valida ehitustehnilise ekspertiisi tegija ja muinsuskaitse eritingimuste koostaja ja alustada siis töövõtjatega hästi tihedat koostööd, et aidata töövõtjat ja loomulikult töövõtja tuleb ja korduvalt näitab ka oma tööd, et seal protsessis peaksid siis olema nii ametnikud, nendes ma ei kahtle, kui ka valitsuse liikmed hästi aktiivsed ja tegelema ja kuivõrd neid on 3,
valitsuse liiget poliitilist, siis nad peaks suutma tunduvalt rohkem kui eelnevad 2 valitsuse koosseisu, et järgmiseks korraks kindlasti on isegi võimalik ekspertiis kokku panna, on võimalik, ma usun, ka muinsuskaitse eritingimused kokku panna, iseküsimus on, kui kiiresti läheb muinsuskaitse eritingimuste kooskõlastamisega, kuigi Muinsuskaitseamet on viimasel ajal olnud minu jaoks väga operatiivne, mõistlik, positiivselt asjasse suhtuv, nii et ma usun, et järgmiseks volikoguks peaks olema ehitustehniline ekspertiis tehtud, muinsuskaitse eritingimused ja selgitatud ka koostöös siis Muinsuskaitseameti ja pädevate asjatundjatega välja, kas siis milline on siis arheoloogiliste uuringute või väljakaevete uuringute vajadus. Nii suures mahus, kui see praegu on võimalik ära määratleda ja ma usun ka seda, et ka planeering on võimalik kuu ajaga viia ka sellise konditsiooni, et ta juba tuleks volikokku vastuvõtmisele ja volikogu saaks suunatada avalikustamisele. Võtame sihikule jaanipäeva. Kas on reaalne, et linnavalitsus praegu ilma tegemata enneolematuid eneseületusi jõuab sellele rongile hüpata ja see asi on jaanipäevaks koos ja olemas? Kuidas sa ehitusmehena seda hindad? Ma arvan, et see on täna veel võimalik. Ja ma arvan, et valitsus peab siin kõvasti pingutama ja just nimelt ka valitsuse liikmed peavad ise ennast asjaga kurssi viima ja suutma aidata ametnikke ja töövõtjat ja eks töövõtja töö laabub alati paremini kui tellija teeb koostööd, see on, me teame igaüks, kes tellib omale mõnda riiet või majaehitust, et seal tuleb koostööd teha, ei ole nii, et ma ütlen arhitektile, et projekteerijale, et hakka nüüd täna tööle ja 2 kuu pärast pane mulle projekt lauale. Et seda tuleb pidevalt töö käigus üle vaadata, siis ei ole vaja hiljem mitu korda ümber teha ja parandusi teha, nii et see tööfaasis kaasa löömine saab tegelikult nüüd määravaks.